Tere, armas rahvas! Kes teist ei oleks kuulnud muinaslugu Koidust ja Hämarikust? Ja praegu, kui ma olen siin pankrannikul Vahemere ääres, siis just hakkab päike tõusma. Ja ma tulingi spetsiaalselt just päiksetõusu momendiks siia kalda peale, et teha see video teile kaksikleekidest, et veidi selgust saada ja mida mina siis nagu olen tunnetanud ja läbi elanud. Võib-olla teate ka sellist klassikalist lugu nagu Romeo ja Julia ja kes on lugenud Bulgakovi Meistrit ja Margaritat, siis on kindlasti juba mingisugust nagu aimdust saadud, et mida see kaksikleek võib endast kujutada. Ja tänapäeval on hästi palju hakatud rääkima meil hingesugulastest ja kaksikleekidest ja ometi mitte keegi sellest müsteeriumist aru ei saa, mis asi see tegelikult on. Ega mina ka tegelikult, ma isegi ei pööranud sellele üldse mingisugustki tähelepanu enne, kui ma hakkasin iseendas kuskil 1,5 aastat tagasi seda ära tundma. Ja tegelikult mitte ainult iseendas, vaid ma sattusin 1,5 aastat tagasi kokku ühe väga huvitava inimesega, kes minus selle tunnetuse üles äratas. Äratas minus spirituaalse ärkamise ja see ongi nüüd niimoodi, et see on kestnud siiamaani ja järjest süveneb. Aga nagu ikka siin tänapäeval, et miski jää varju ja kuna on ju varem siin ainult tullakse välja nende tullakse kapist välja igasuguse homoseksuaalsuse ja millega veel, et igasuguste perverssustega, eks ole. Et siis ja toimuvad igasugused homode paraadid ja ma ei taha kedagi solvata, aga lihtsalt selles mõttes toimub ju seinast seina igasuguseid äärmusi, siis miks mitte tulla hoopis kapist välja tõelise armastusega, tõelise armastuslooga, nagu oli Koidul ja Ehal, Koidul ja Hämarikul. Ja ma väga kõvasti võtsin täna hoogu selle video tegemiseks, sest seda tunnetust ja neid läbielamisi on minus olnud juba pikka aega varjul ja ausalt öeldes, kuna see kõlab kõik nagu üks suur muinasjutt ja selline, ütleme nii, et Matrixi inimesed ütleks, et ma ajan mingit uhuud siin. Aga las nad siis ütlevad, et ma räägin sellest, mis päriselt toimub, sest maailm muutub, energiat muutuvad ja väga palju juba teatakse sellest ka nendest energiate muutumistest ka inimeste sees. Ehk siis selline asi nagu üldse see 5D maailm, millest väga paljud on rääkinud, aga keegi nagu aru ei saa, mis asi see tegelikult on. Et kuhu me siis nagu tõuseme ja kuhu me ärkame, et maailm muutub ja meie muutume koos selle maailmaga. Kes muutub, kes tuleb kaasa, kes ei tule kaasa. Aga kuna mina olen enda sees kõik need muutused nüüd pikka aega juba läbi elanud, siis tulen kapist välja ja räägin sellest, nii nagu on. Loomulikult
need on kõik minu tunnetused ja ma ei räägi mitte kellegi teise inimese ei sellistest tunnetustest, sest ma ei tea sellest midagi. Ja ma ei räägi ka sellest, mis näiteks ei maini kellegi nimesid. Aga võib-olla ainult nende nimesid, kes on nagu nendest asjadest rääkinud varem ja kelle sellised nagu õpetused või mingisugused suunitlused on minuni jõudnud. Seda küll. Minul algas siis see lugu kuskil 1,5 aastat tagasi, kui ma jälgisin ühte inimest. Lihtsalt, eks sotsiaalmeedia on ju kõik igasuguseid huvitavaid asju täis ja jälgid ikka ühte ja jälgid teist ja siis satud jälgima ja kuulama ja mis teemad huvitavad, seda jääd kuulama ja arutlema. Ja minuga juhtus siis selline asi, et 1,5 aastat tagasi järsku ma tundsin, kuidas ma hakkan nagu tunnetama oma sees mingisuguseid nihkeid või muutusi. See oli isegi kõigepealt siin nagu kroonchakras, ma tunnetasin sellist nagu avardumist ja liikumist. See oli väga huvitav. Selles mõttes, et ma ei saanud nagu aru, et mis minuga toimub. Ja mõne aja pärast ma tundsin tohutut adrenaliini endas. Justkui armunud olek. Täiesti selline, ma kartsin ausalt öeldes, et ma põlen läbi. Sellepärast, et ma ärkasin igal hommikul ja üldse kogu päeva ja päevade viisi oli minu sees selline tohutu adrenaliin, nii et süda hüppas rinnust välja peaaegu. Ja see oli alati nagu selle ühe inimesega seoses, keda ma siis nagu sel hetkel märkasin, see käis nagu plaksust, ma tundsin ta ära. Ma tundsin ta ära nagu alguses ma ei saanudki aru, mida ma õieti ära tundsin, aga siis mulle jõudis kohale, et ma olen seda inimest, ma olen teda tundnud varem. Et ta on mulle tohutult tuttav inimene või me oleme kunagi koos olnud. Ja kui ma selle äratundmise sain, muidugi igaüks ütleks selle peale, et see on see tüüpiline äraarmumine, aga see ei olnud selline. See ei olnud niimoodi, nagu ma nooruses olen kellessegi kuidagi ära armunud ja siis on roosad prillid ja liblikad kõhus ja kõik on selline. See oli teistmoodi täiesti teistmoodi. See oli nagu täiesti niimoodi, et niitis jalust. Ja muidugi, kuna ma enda sisse pöördusin ja vaatasin, et mul on üldse nagu mingisugused seesmised sellised muutumised käimas, sellised huvitavad, energeetilised, ma olen ka reikit õppinud, paljud seda teavad. Ja võib-olla see ka kuidagi moodi, et need reiki ja energeetilised tunnetused selle inimesega seoses nagu olid hästi teravdatud, nagu hästi võimsad sellised energeetilised laengud hakkasid minust läbi käima. Eriti siin südametšakras. Ja kõige kummalisem oligi see, et meditatsiooni ajal ma siis tajusingi sellist
vot meditatsiooni ajal hakkasid järsku nagu selle inimese energiat minu poole muudkui tulema. Et ma mediteerisin ja järsku kuidagi, eks vaat meditatsiooni ajal on inimene nagu rohkem avatud, rohkem nagu selline haavatavas olukorras. Ja mina tunnetasingi just meditatsiooni ajal, mismoodi selle inimese energia minu sisse tuleb. Ja see on siiamaani niimoodi. Nüüd on eriti tugevalt. Ja see energeetiline ühendus, see hakkas isegi, see on nagu juba igapäevane. Kusjuures kummaline ongi see, et teinekord ma tunnetan nagu seda, et justkui seina taga, no teate, nagu kortermajadel seinad kostuvad läbi alati, eks ju. Et minul on nagu selline asi, et ma tunnetan nagu seda liikumist ja tajun seda kõike nii tugevalt, et kortermaja seinad kostuksid läbi, et vot see energia tuleb niimoodi. Ja huvitav asi veel see, et siis hakkasid igalt poolt nagu tulema minu suunas ka igasugused muud märgid. No need numbrid ja need asjad, see 11, 11, 22, 22, igasugused topeltnumbrid, igasugused äraarvamatutes kohtades, igasugused suled, mingisugused muud märgid, et neid märke hakkas tohutult palju igalt poolt nagu tulema. Südameid leidsin tänavalt ja siis selliseid küll mängukaarte ja tarokaarte, mis olid täpselt niisugused mingid väga huvitavad lihtsalt leiud. No ja tegelikult, eks ma panen ju tarokaarte ka ja järjest rohkem süvenes minusse ka sellist tarokaardide tunnetust. Ja praegu ma juba nagu regulaarselt neid ka, nagu te teate, panen. Praegu on taevas veidike udune, päike tõuseb, aga see on nagu selline hästi selline õrn. Ja siis oligi see, et algas transformatsioon minuga. Ma teavitasin loomulikult seda teist inimest ka, et temaga seoses on sellised kummalised nähud. Tõenäoliselt ma ehmatasin ta ära. Sellepärast, et see on ebatavaline lihtsalt. Ja nüüd ma olen kuulnud ka, et on ka teisi inimesi, kellel on midagi analoogset juhtunud. Ma olen siit-sealt nüüd, on ka minu poole isegi mõni tuttav pöördunud sellega. Ja see on ka nagu põhjus, miks ma mõtlesingi, et ma teen praegu selle postituse, et siis järsku tahab keegi veel sellest olukorrast vähemalt rääkida, sellepärast, et mina tundsin ennast selles olukorras ikka väga üksikuna. Ja ainuke, kellele ma siis sellest kõigest julgesin rääkida, oli seesama inimene ise. Aga tema muidugi ei vastanud ja ma ei tea üldse mingisugust tagasisidet, mida ta nagu üldse mõtles. Mingil hetkel sain ma siiski teada, et ta küll minu sellisest nendest avaldustest ilmselt ehmatas. Sest ma
autentselt ja otsekoheselt ja julgelt ka ennast avaldasin. Kas see nüüd oli õige või vale, ma ei oska seda öelda. Ja nüüdseks ongi see, et eks see armumistunne või see adrenaliin selline, see on natuke taandunud. Ma kuulsin, et üks sensitiiv Adele või oli ta nimi või ma ei mäleta enam, mis ta nimi oli, üsna tuntud Eesti sensitiiv, rääkis ka hiljuti kaksikleekidest ja et temal oli seesama olukord olnud, kaksikleegi teekond ja et see justkui olevat selline, et lausa vaata, et peaaegu surma minek. Mina pean ütlema, et minul see siiski nii drastiline ei olnud selles mõttes, et nüüd sellist nagu surmatunnet ei ole minul küll olnud. Pigem vastupidi, ma tunnetan südametšakras igal öösel, igal hommikul sellist ülimat paradiisitunnet, naudingut lausa. Ja peab ütlema, et ma olen ka sellist energeetilisi laenguid, tohutult laenguid saanud. Isegi selliseid orgastilisi. Ja kõik on sellises nagu südametšakrast läbi käinud. Ja üle kogu keha tegelikult. Aga kõige suurem keskus ongi see südametšakra. Ja vaat sealt ma olen siis avastanudki selle, et armastus on energia. Et see ei ole nagu ainult selline lihtsalt, et me oleme nüüd armunud ja siis ma ei tea, toimub mingi adrenaliin ja ma ei tea, mida me teeme. Vaid see on nagu selline tohutu laviin energiat. Et ma olen selle enda seest hästi tugevalt läbi tunnetanud. Ja see on kohati valdab üle kogu keha, sest kui sa meditatsiooni ajal lased ennast täiesti vabaks, siis nagu oled kohalolus. Alistud sellele tundele, lubad endal seda voolata niimoodi, siis see energia voolab ülevalt alla, alt üles, aga see on niimoodi, et see voogab ikka nii tugevalt, et ausalt öeldes see on tohutu nauding. Inimesed ei teagi tegelikult, mis on nende sees. Selles mõttes, et vaat see kaksikleegi teekond või no ütleme niimoodi, et mõni on kirjeldanud seda, minuni jõuab väga palju nüüd infot üldse. Ma näen nägemusi, sellepärast, et kõik need energiad lähevad niivõrd kõrgele, et mõnikord peale sellist nii-öelda paradiisi ma näen ka mingisuguseid huvitavaid pilte ja olen huvitavaid hääli kuulnud kedagi rääkimas ja see on nagu Maatriksi inimesed peaksid mind juba veidi segaseks, aga need, kellel midagi huvitavat toimub, see teab, mida ma räägin. Kes teab, see teab. Ja sellepärast ma selle videoga julgesin praegu teha, et need inimesed, kes samu asju tunnetavad, ei kardaks ka ja julgeks ka nii-öelda kapist välja tulla ja et nad ei oleks üksi, et neil ei oleks nagu selles olukorras halb olla. Sest tegelikult ei ole ju midagi halba juhtunud või midagi sellist, et võiks üldse halb olla. Vastupidi, maailm vajab armastust. Tegelikult on see nii. Ja kuna meie energiaruumis me oleme kõik üks energiaruum ja
ongi nii, et tegelikult väga palju on nagu sellist just hävitamist ja kurjust, siis see armastus, mis tuleb südametšakrist ja mida me kiirgame väljapoole, see tegelikult ongi maailmale praegu hästi vajalik. Ja miks on need kaksikleegi ühendused tekkima hakanud, kaksikhinged on üks hing. Ma olen nüüd saanud siit-sealt ikkagi seda informatsiooni ka, et ma ei ole päris peadpidi kotis enam. On ikka selleks, et maailm vajab armastust. Mitte puhast armastust ja tingimusteta armastust. Keegi ei ole aru saanud, mis asi see tingimusteta armastus üldse on. Et laseme endaga siis teha, mis iganes. Ei ole nii. Tegelikult on tingimusteta armastus selline asi, et sa aktsepteerid ennast täpselt sellisena, nagu sa oled. Sa räägidki autentselt seda, mis su seest välja tuleb. Ja praegu ma seda teen, ma räägingi seda, mis on minu sees toimumas. Et toimubki kummalisi energeetilisi muutusi ja tõenäoliselt on seda väga paljudega praegu. Et kirjutage mulle sinna kommentaari või võtke minuga ühendust, kui see asi nii on, kellel on, ja vahetame infot. Sellepärast, et see on ka nagu hästi oluline, et me teadlikumad oleks. Lisaks sellele loomulikult on see minus tekitanud sellist nagu rohkem enesearmastust ja lisaks sellele veel see, et kuna mina olen autentselt seda kogu neid tunnetusi selle inimesele ka väljendanud selle 1,5 aasta jooksul, siis ma hakkasin selles mõttes ka nagu väga kiiresti arenema, et ma hakkasin ennast väljendama. Ja praegu ma teie ees suudan seda teha. Ma ei olnud enne selline, kes oleks rääkinud nendest asjadest või üldse millestki rääkinud. Ma ei suutnud esineda. Kuigi ma olen siin mingi paar aastat tagasi ma käisin küll isegi auditooriumi ees ja võib-olla sealt see veidikene juba selline eneseareng ka algas, et ma üldse jõudsin praegusesse kohta, et see kaksikleegi ühendus tekkis, sest enne seda me peame põletama mingisugused karmasidemed ja karma asjad läbi ja oma hirmud ületama, tegelema oma varjukülgedega. Ja need kõik sellised asjad on mul juba üsna paljugi läbi tehtud, eks võib-olla midagi veel on kindlasti, mis üles kerkib. Ja seda ma tahtsin veel ka öelda, et vot see kaksikleegi teekonnal ongi selline asi, et me nagu peegeldame üksteisele. See teine inimene, ehk siis inglise keeles divine masculine, peegeldab mulle kõiki minu selliseid varjukülgi ja need löövad mulle üles. Kõigepealt me põrkasimegi lahku. Selles mõttes, et me natuke aega justkui platooniliselt suhtlesime, aga see oli väga põgusalt ja siis tuli selline täiesti tühine teema. Eks ta võib-olla oli siis ka juba natukene hirmul minust ja vältis. Ja mind see natuke häiris ja vot sealt kohast meil tõmbas nagu plaksuga läks selline suhtlemine täiesti nagu noaga lõigatud.
ja nagu ma nüüd hiljem olen saanud ennast teadlikumaks, siis ongi selline asi, et kaksikleegid põrkuvad lahku. Ja sellest alates algab see transformatsioon, kus me siis hakkame arenema, muutuma. Toimub selline transformatsioon, kus me hakkame enda varjukülgedega tegelema ja kõik hakkab muutuma. Aga selle aja jooksul muidugi mina kui divine feminine ehk siis naisprintsiip kirjutasin oma selliseid tunnetusi maskuliinile. Nimetagem teda siis Napoleoniks, sellepärast et mina olen ju Josephine. Ja kõik see areng algaski niimoodi, et ma hakkasin aasta jooksul ennast pidevalt nagu väljendama, rääkima ja tulebki välja, et vaata, kui sa südamest räägid asjad häälega välja, siis see kurgutšakra samamoodi ta nagu läheb sellest plokist vabaks ja tegelikult sa tervened. Et no kirjutamine on kogu aeg olnud minu üks väljendusviis, aga vaat rääkimisega on mul alati olnud raskusi. Ja nüüd ma olen selle raskuse endas nagu ära võitnud või selle hirmu, et mul ei ole mingi raskus siin kaamera ees olla tegelikult. Et see ongi nagu see, mille ma endas olen ära võitnud ja kindlasti on neid palju veel selliseid, et ma järjest ja järjest tulen nagu julgemalt esile iseendast välja, iseenda seest. Kõik, mis minu sees on, nagu et see hakkab tulema väljapoole. Ja teine asi on nagu see, et mis asi mul endal saab nagu tervendatud, on minu selline no kõigil meil on olemas nii nais- kui meesenergia. Et selle transformatsiooni käigus ma tervendan ka oma nii-öelda üks asi on see, et see maskuliin toob esile minus nagu selle naiseliku poole. See on veel üks asi. Aga teine asi on veel see, et kuna minus on nagu see meespool või meesenergia olnud veidikene nagu sellises, seda on vaja tervendada, kuna see on olnud mul üks nõrgemaid kohti. Kas või ütleme, materiaalses maailmas hakkama saamine ja see on alati olnud mul veidi keeruline, eriti mis teeme igasugused rahateemad ja siis korraldamine, juhtimine. Siis praegu näiteks siin Hispaanias üksinda olles ongi see, et ma tervendan seda punkti endas. Ja paistab, et see õnnestub. Et enda sees nagu terviklikumaks saada, vaat see ongi see nagu see koht, mis on kaksikleekidel nagu või kaksikhingedel õieti. Et hing on üks, aga siis vaja tervendada need mõlemad pooled. Et enda sees olla terviklik. Ja
see ongi see, et kus sellest on väga palju räägitud, et kus see pärit nagu on, et miks Jumal lõi selle ühe hinge siis nagu pooleks, et eks neid müüte on ja neid selliseid ilusaid lugusid. Koit ja Eha ja et see on ikkagi mingil põhjusel, et me kokku jälle saaksime ja terveneksime, et me oleks üks tervik. Ja kui ma nüüd hiljuti kuulsin, et mulle veel üks inimene rääkis, et tal on täpselt samasugused või kuidagi väga tuttavlikult sarnased niisugused nii-öelda sümptomid. Ma ei nimeta seda haiguseks, sellepärast et see ei ole haigus. See ongi see niisugune minu autentne sisu tegelikult. Minu põhiolemus või autentsus. Et see ei ole nagu selline asi, et vaat Matrixi maailmas oleks ta kindlasti mingi sümptom. Sellepärast, et Matrixi maailmas ei tunnistata selliseid nagu mingisuguseid sisemaailma selliseid pooldumisi ja see ongi see duaalne maailm, kus me peame nagu, et duaalses maailmas me vastandume. Aga see kaksikhing, see ongi nagu ühendumine tegelikult, hingede ühendumine. Ja sellepärast ma juhin nüüd tähelepanu nagu sellele, et inimesed hakkaks aru saama, mis on nende sees üldse tegelikult, et nad oleks teadlikumad. Et kui sa tunnetad enda südametšakras, siin on südametšakra, eks ole, et tunnetad selliseid väga jõulisi, tugevaid selliseid jõulisi kuumi selliseid voogamisi, siis just see ongi nagu see, et sellele tasub meditatsiooni ajal püüda tähelepanu hoida, keskenduda. Et tegelikult jah, on räägitud ka seda, et naisprintsiip on tavaliselt see suruvam pool, kuna ta on veidikene sellest kaksikleegi teemast nagu teadlikum ja tegelikult hakkavad ka nagu varem pihta igasugused sellised tunnetused südametšakras ja üldse, et see ühendumine tegelikult on juba, kui meesprintsiip tuleb nagu südametšakrasse, siis see energia tuleb südametšakrasse, siis see ühendumine seespool juba toimubki. Ja tegelikult on see kaksikhinget siis juba koos. See on igaviku märk. Yin ja Yang on kaksikhingede märk. See on kaksikleegi märk. Ja see ongi igavene armastus, sest mees ja naine ongi meesprintsiip ja naisprintsiip on elust elusse tegelikult igavesti koos käinud. See on hingede vaheline selline kokkulepe.
ja kes usuvad nendesse hingedesse, see saab aru, millest ma räägin. Kes ei usu, see võib mõnda teist videot vaadata ja ei usu niikuinii, mida ma räägin. Et see ongi nagu selline, see on väga sügav usk ka, sügav usk Jumalasse, sellepärast et tekib, et päike on tõusnud. See on sügav usk Jumalasse ja sügav usk tegelikult sellesse ühendusse, armastusse. Ja millest see usk tekib? See tekib sellest, et vaata, kui olla nüüd seespool selle südametšakra kaudu selles kaksikleegiga ühenduses, selle energiaga ühenduses, sest see on üks energia, mis tekib, siis tekib jumalik ühendus. See on selline jumalikkuse tunne, ehk siis sa hakkad selles inimeses nägema seda jumalikkust. Sa leiad selle inimese jumalikkuse. Ja tõenäoliselt tunnetab ka tema seda sinu jumalikkust. See on ka niimoodi, et sa hakkad iseenda jumalikkust nägema. Mitte, et sa oled Jumal, aga tegelikult meie sees ju mingis mõttes see Jumal ongi. Et sa hakkad ühendusse minema oma algallikaga tegelikult. Ja see ongi see, kuhu me lõpuks kõik jõuame. Ja. Armastus ongi ise jumalik. Ja miks me ei võiks sellest armastusest üldse nagu siis ka rääkida, sest see on puhas. See on puhas, püha armastus. Ja teine asi, mis siiski on olemas, mida ei tasu nagu üldse ka eirata, on see, et sellega kaasneb ka ikkagi selline nagu püha seksuaalsus. Ehk siis see tunnetus, mis tekib südametšakras. Ta on selline hästi puhas, aga samal ajal on ta ka nagu kuidagi moodi erootiline või nagu selline hästi magus. Hästi magus. Et sellist tunnetust ma olen täiesti kindel, et keegi ei saa seksuaalselt tunda nagu sellises välismaailmas. Ma ei ole küll, ma olen kuulnud, väga paljud tegelevad tantra. Ja väga paljud tegelevad tantraga. Mina ei ole kunagi sellega tegelenud. Ei ole proovinud, ei ole kuskil tantralaagrites käinud. Aga sellises ühenduses tekib loomulikul teel ilma sekkumisteta selline telepaatia teise inimesega. Selline kaksikleegi ühendus viib telepaatiani. Ehk siis selle inimesega tekib telepaatia südametšakra kaudu. Lisaks sellele avanevad kõik teised tšakrad.
ka kolmas silm, aga eriti tugevalt südametšakra. Ja lisaks sellele on selline huvitav asi, et on võimalik saada südamekeskuses nii tugevaid laenguid, nii tugevaid selliseid isegi ma ütleks, et seksuaalseid laenguid, mis viivad kogu keha orgasmini. Selliseid asju pole ükski naine, ma arvan, et oma elu jooksul kogenud. Eriti tänapäeval nüüd räägitakse hästi palju seksuaalsusest ja õpetatakse naisi, siin tehakse teraapiaid ja õpetatakse, kuidas siis ikkagi seda orgasmi saada, et naised ka saaksid naudinguid ja kõike. Aga tegelikult ei ole ju üldse, keegi ei ole sellest rääkinud, et südametšakras energeetilised laengud käivad. Et käivad energeetilised, sa võid olla täielikus paradiisis. Jah. Selliseid asju ei räägita, see on nagu... Ega Matrixi maailmas ei tahetagi, et kõigest räägitakse, eks ole. Aga see on kõik võimalik. Inimesed lihtsalt ei tunne ennast, ei tea, mis nende sees on. Need teemad tehakse mingil põhjusel nagu sellisteks nagu tabudeks või sellisteks saladusteks. Aga ometi me kõik koosneme sellest. Me koosneme ka nendest energiakeskustest. Meil ei ole ainult need käed, jalad, keha. Keha on pigem nagu auto, milles me tegelikult ringi sõidame. Ja meie sees on hing. Kui sa oskad on vaimsemad inimesed tunnetavad oma hinge ja tunnetavad seda, käivad astraalis ja eriti, kes on neid transformatsioone läbi teinud, et teavad täpselt, millest ma räägin. Ja kui inimesel on nagu see kundalini juba aktiveerunud, siis hakkad sa tunnetamagi neid energialiikumisi, energiavoogamisi, mis su seest läbi käivad. Ja see ongi tegelikult, tähendab, sa püsidki tervena, kui sul vabalt energiad liiguvad. Mainingi siia juurde juba, kui ma sellest energiatest rääkima hakkasin, et reikist ma hakkan kunagi hiljem veel rääkima, aga reiki toobki selle energia liikumise esile, ehk siis ta panebki energiat liikuma, et inimene püsiks tervena ja aitaks nagu terveneda kiiremini. Et tegelikult selleks, et püsida tervena, me peamegi saama oma energiat liikuma. Sellepärast ju ka üldse liikumine on hea, eks ju, et sa saad oma energiat käima, et su energiat tugevad oleksid. Ja mis ma pean selle kaksikleegi teekonna juures pean mainima, on see, et mina olen nüüd püsinud selle aja jooksul mingi 1,5 aastat väga tervena.
ei ole isegi viirushaigusi ega mingisuguseidki selliseid nagu tõbesid või mingisuguseid haigusi olnud. Sest energia hakkab nii tohutult hästi liikuma. Seda kohe tunneb, kuidas sees kõik läheb hästi kuumaks ja seda liikumist ja kõike sellist enda energeetilist sellist voogamist sa tajud ise. Ja lisaks sellele tajuvad seda ka teised inimesed. Sest ma olen nüüd märganud enda puhul ka seda, et väga palju selliseid inimesi on ka minu poole hakanud liikuma või nagu tõmbaks nagu magnetiga selliseid inimesi, kes kunagi varem pole minu poole tulnud. Et see on nagu selline eriti huvitav nagu tähelepanek, et kõik see, kuidas sa ennast avaldad, väljendad väljapoole, see on üks asi ainult. Aga su seest tuleb kõik nagu seest tuumast tuleb nagu kõik esile. Ja see ongi see sama asi, kaksikleegi teekond. Et sa ei pea selle inimesega olemagi ühes ruumis ninapidi koos, vaid see inimene on sul kogu aeg olemas tegelikult. Ta ongi olemas. Sest tegelikult, isegi kui me asume erinevas maailma otsas, tuhandete kilomeetrite taga, me oleme ühes energiaruumis. Ja need kilomeetrid ja see aeg on illusioon. Selles mõttes, et tegelikult me oleme koos siin sees. See loobki selle ühenduse. Ja kui see ka kunagi, räägitakse, et see ühendus, see füüsiline ühendus toimub ka, kui mõlemad on tasakaalu jõudnud, siis see toimub. Aga sinna võib ka veel mitu elu minna, ega see on nagu selline äärmiselt väga individuaalne isegi. Minul tekkis ka väga suur selline obsessiivsus näiteks selle inimese suhtes. Et vaata ongi, et sellel suruvamal poolel või naispoolel tekib obsessiivsus, mis ei ole hea tegelikult. Et vaat see on see, mis siis tõukab selle teise poole minema, põgenema. Võib-olla ta tunneb ennast isegi lämmatatuna. Ja see ongi see koht, mida peab siis naispool nagu õppima, et ta ei suruks, ei lämmataks, ehk siis laseks vabaks selle, energiat vabaks. Et sellest obsessiivsusest tuleb tegelikult loobuda. See on väga raske iseenesest, sellepärast, et sa kogu aeg tunned nagu sellist tohutut tõmmet. See teine pool tõmbab lihtsalt. Ja siis ongi see koht, et kuidas sellest obsessiivsusest veel vabaneda. Sa pead nagu oma peas mingisuguse nihke ära tegema. Ehk siis täiesti teistmoodi hakkama mõtlema, et sa tegelikult sisuliselt ei mõtleks tema peale. Samas, kui ta sul sees kogu aeg nagu oma energiaga liigub, kuidas sa ei mõtle, eks ju. Sa ju tunned teda, ta on sul sees olemas ja paratamatult see seob ka sinu mõistust.
vaata, et kuidas saada see, et sa oma peas ja oma südames ja sees, et sa saad nagu selle tasakaalu, et sa tegelikult selle inimese peale sisuliselt enam ei mõtleks, tegeleksid oma asjade, oma eluga ja tema samamoodi teisel pool. Et ta tunneks ennast ka vabalt. Sest tegelikult ongi, et see tõmbumine, tõukumine, see peab olema nagu ikkagi nii, et sa annad et sa lased nagu selle vabaks või lõdvaks. See on terve kunst, terve teadus. Siin on mõned kaksikleegi juhatajad olnud, kes on nendest asjadest rääkinud. Janne Heinluht, siis Maris from Fletcher ja kolmas inimene on Stella Shakti. Nende videod on kuidagi minuni jõudnud täiesti nagu iseenesest. Ja kuna ma olen loomult ise õppija, siis ma olen sattunud nende peale, aga kuna kõik need koolitused ja kursused on suht ka kallid, ei ole ma ühelgi nendes osalenud. Ja ma olen siis ise jätnud kõrva taha, vaadanud, jälginud, et mida ma peaksin tegema. Igal juhul, mis on nagu soovitus, ongi see, et tuleb enda sees leida tasakaal. Ehk siis proovida taanduda sellest obsessiivsusest, mis kindlasti on, kõik on selle kindlasti läbi teinud. Ja see võib olla väga segav asjaolu. Siis teine asi, mis oleks oluline, et otsida abi, kui on ikka väga raske. No nagu see sensitiiv rääkis, et lausa eluisu võtab ära ja mingid sellised asjad. Minul seda ei ole. Mul on vastupidi elujanu tekkinud. Et tulebki nagu mõelda, kuidas edasi. Ja kui sa leiad selliseid inimesi enda ümber, kes on neid asju läbi teinud, siis natukene ikkagi informatsiooni küsida, informatsiooni hankida, et siis on natuke kergem ka endal see kõik läbi teha. Ja see, kordan veel kord, ei ole haigus. See on ongi selline, see on tegelikult nagu missioon. Selles mõttes, et see on selline missioon, kus sa lähedki tõelise valgustumise, tõelise armastuse teed. Ja. See ongi tõeline armastus. Igavene armastus, kuhu mina olen alati püüelnud ja mida ma olen alati oma elus unistanud. See ongi minu teel praegu. Ja kes selle vastu peab, see sinna ka jõuab. Paradiisi. Seekord ma lõpetan. Aitäh teile!